läks kõht tühjaks ja vaatasin, siin lähedal oli üks üsna hea skooriga toidukoht, et Mr. Snitchel, et see on kanasnitsliga minu arust. Ja võtsin Coca-Cola ja lähen otsin, kus nüüd istuda saab, aga see wrap, see tundub nagu mega massive. Ma ei tea küll, kas ma seda jõuan ise ära süüa. See oli mingi $15. Ma loodan, et see on hea ka. Aga vaatame. Aga siin järve ääres on nagu mega ilus. Ja siin see rada läheb üsna pikalt. Ja siin me käisime eelmine kord Kailiga, siis pidasime pikniku ja maalisime nende piltide järgi, mis me tellisime Shane'ist vist. Ja mõnusalt palju istumiskohti, ilus vaade kogu aeg sellele suurele järvele, aga siin järves ujumas ei saa käia, on ainult teatud kohad, kus saab vist, sest siin on haid. Nii ma vist leidsin endale ühe pingikese, kus on natukene vilu ka, et ei ole laus päikese käes. Ja istun maha ja naudin oma lõunat siin. Üks ilusa vaatega. See on juba mega raske, aga siin on päris palju kanavist sees ja proovin ära igal juhul. See kana on mõnusalt turbe. Ma võtsin siis, ise said kastme valida, ma võtsin siis hot chili kastme, mis on päris hea. Ja. Siin on sibulat ka, ma sibulat väga ei taha, aga seda kana tundub siin mega palju olevat võrreldes näiteks salatiga. Et võib-olla kui me järgmine kord sealt võtaks, siis seal oli võimalik ka võtta siis erinevaid võikusid, siis salatiga võikusid, et salatilehega võikusid või siis mingid salatikausse koos nagu selle snitsliga siis. Või siis ka lõhega vist oli seal võimalik võtta, igal juhul valikut oli ja suht okeid hinnad. Selle suure wrappi kohta ikka nagu $15, mis on siis, ma ei tea, 8 euri äkki. Midagi sükest. Mis mulle meeldib on see, et siin pannakse punapeeti wrappide ja põikude vahele. Ja see on asi, mis ma võtan siis endaga kaasa, et proovin kodus ka. Igal juhul jah, et eile siis oli üsna vihmane ilm ja eile oli meil siis kolimine. Eks päris kõike veel ära ei saanud kolitud, et asju on veel omajagu tuua ja lahti pakkida. Aga nüüd me oleme siis selle imeilusa järve ääres, et Kailil on siis uus koht, kus nad nüüd elavad. Ja siin on nagu see on mega lähedal sellele järvele, et natukene maad kõndida ja oledki sellel imelisel rajal, et ma mõtlen, et ma mingi hommik võib-olla tulen jooksen seda, võib-olla tulen rattaga sõitma, kui me rattaga transpordime ükskord siia. Et täiega ilus on siin ja ka selline mõnus rahulik, et on hästi palju kohti, kus lihtsalt chillida, võib-olla pikniku pidada ja et ei peagi olema siin ookeani ääres kogu aeg, et võib-olla vahelduseks on isegi nagu täitsa mõnus siin. Ilus on küll. Ja see rada vist on kokku läheb mööda seda äärtist mingi 20 kilomeetrit äkki, et saab ühele poole kõndida ja siis tagasi ja teisele poole ja et kõndimist on ja avastamist on siin kandis ka. Mõnus. Tahasid ära minna, aga mul on üks nädal veel. No hello,
ma tulin jälle seiklema, et lähen siin uusi kohti avastama rattaga, et sattusin mingi ulvetee peale, kus oli nagu ülesmäge, et ma pidin ratta sellest maha tulema, sest ma lihtsalt ei jaksanud. Aga jah, plaan on ühte kohta minna, sihtkoht, siis seal otsin koha, kus teha hommikusööki, haarata kohvi ja siis ma mõtlen, kas ma lähen enne randa ja siis seal olevasse Earth Fitness Gym'i, et mul on veel 5. see liikmelisus ja ma saan käia kõigis 3 gym'is ja ma olen ainult käinud siis Lambtoni omas ja mõtlesin, et lähen siis vaatan selle Belmonti oma üle, et teen seal ühe trenni ja siis tripin tagasi. Et ma pidin tegelikult jõudma sihtkohta Google Maps'i järgi mingi 30 minutit, aga ilmselgelt ma natukene ekslesin ja sõidan ka natukene aeglasemalt, sest et tee ei ole tuttav veel. Aga jah, ilus vaade. Siin on siis üks lookout, Sea Eagle lookout. Ja siit avaneb päris ilus vaade sellele suurele järvele. Kad mäed siin. Tellisin endale cappuccino ja steak sandwichi. Ma ei tea, see nägi nii hea välja, et pidin selle tellima. Keegi jagas seda pilti. Et jah, seekord muna ei ole, aga head isu mulle. Kuna on hiline hommikusöök ja ma tean, et ma lähen trenni ka, et rannas pesitan veidi ja siis trenni, siis ma võtsin endale ka magustoidu. Lemon tart. Oli minna ookeani äärde, aga ma tulin hoopis siia lähedale randa. Nauru Beach on see ja siin on selles mõttes mõnus, et saab ka ujuda. Et siin me oleme käinud supplauaga sõitmas. Rahvast õnneks ei olegi väga palju. Et natukene peesitan siin enne, kui sean siis oma tee sammud või jalgratta jõusaali poole. Peaaegu läksin teise kõrvaklapi ära või selle klapi ära kaotanud, aga õnneks leidsin üles, kukkus lihtsalt ratta kõrvale. Ja vesi on siin nii mõnus, ilus, selge ja ega midagi, naudin natukene seda rannailma. Läksin gym'i. Ja teen siis ülekogu teha treenid näile. Nii, tulin rattaga siia uude gym'i siis. Mul on 5 päeva siis free trial ja tasuta. Et saan siin kuni oma tripi lõpuni veel jõusaalis käia. Ja lähen täna teen siis natuke jalgu ja vist õlga äkki. Eile tegin ülakeha ainult, selga.
Tegelikult tegin õlga kannatu. No ma vaatan igal juhul jälle kogu keha midagi. Rattaga vurasin siia ja suht palav on, aga läheb teeb trenni ära. Tööta saigi. Päris hea tunne. Käisin poest, võtsin endale kombutša. See on siis litsi ja maasika. Ja tulin jalutama. Viimased päevad siis siin. Õhtul teen veel Kailile koogi. Ja homme on siis Kailu sünnipäev. Käisin tal hommikul käisin pikemaks siis ostsin ühe käekoti, mis tegelikult talle jäi vist silma. Ma loodan, et talle meeldib see. Ja siis ostsin talle ka kingituseks vautšeri Jaapani peamassaaži. Et see on siis kogu meie pere poolt talle kingituseks. Et saab minna natukene lõõgastuma. Ma arvan, et kulub ära pärast seda kolimise tralli ja kõiki jamasid. Aga jaa, õhtu on nii mõnus soel. Ma enne tegin süüa, siis hakkas liidi ääres nii kuum. Trennis käisin täna. Väga mõnus trenn oli ja üks vanem meesterahvas tuli juttu rääkima ja kiitis ka mind, ütles, et oi, et sa tegid nii tugeva trenni, et ja näha on, et olen fit ja tean, mida teen ja. Aga siuke hea jõusaal on, ruumi on palju ja kõik vajaliku saab ära tehtud. Seal peaks olema ka saunad, aga me ilmselt sinna väga ei kisu, et teen oma trenni ära ja tulen pigem olen, naudin veel väljas mõnusaid ilmasid. Nüüd, kui kolimine oli, siis siin majas on põrandat mega viltu ja ma ei hakanudki ennast kaaluma, et ma tegelikult ei tea, palju ma praegu kaalun. Ilmselt olen veel võib-olla juurde võtnud, sest et toiduga olen suht süke helde olnud. Aga söön pigem nagu sellist hästi palju köögivilja, hästi palju puuvilju just. Sellist värsket kraami, mis nagu isutab. Võt sellist kräppi nagu väga ei söögi. Ja väljas ka pole väga palju enam käinud söömas. Ma muidu tunnen, et ma olen nagu veidi paistes. Et keha jääb nagu vett kinni. Aga ma arvan, et see võib olla sellest, et mul tegelikult peaks mingi lähiajad algamanda päevad. Ja isud on ka nagu siuksed, nagu nad on ja tuju natukene kõigub, et sellised enne menstruatsiooni sellised sümptomid tüüpilised. Aga saalis tunnen ennast jällegi nagu tugevalt ja jõud kasvab. Täna kuidagi tundus RDL 80 kilo nii kerge või siis ma igaks juks kontrollisin seal veel üle, et kas see kong on ikka 20 kilo ja oli.
ja eelmine kord viimati tegin seda, siis tundus palju raskem. Et mingid raskused olid veel, mis tundusid nagu veidralt kerged, no mitte väga kerged, aga kergemad. Täna on siis juba neljapäev ja lend on mul siis pühapäev ja ma arvan, et ma pean suht hommikul juba minema. Lend on kell 16.20, aga noh, siit Kaili juurest tripib ka mingi 3 tundi sinna. 12-ks võiks seal vähemalt olla, ma arvan, et peab pagasi üle vaatama. On kindlasti suur kohver ülekaalus, nagu eelmine kordki, kui ma siit tagasi läksin, sest ma olen shopanud ja kingitusi ostnud. Lihtsalt pean juurde maksma, aga pole hullu. Et jah, mõnus on siin ja ei taha üldse Eestisse tulla. Et hea meelega oleksin palju kauem, aga peab ikka tulema tagasi. Aga Eestis on ka väga palju toimetusi ees ja põnevaid sündmusi. Et jah, pole hullu. Saan siia jälle millalgi varsti tagasi tulla. Ma loodan, et tulen siia tagasi. Dieedist välja tulemisest räägiks ka natukene, et ma olen juba vaimselt harjunud selle pehmema vormiga ja tegelikult tunnen ennast väga hästi tervena ja mulle meeldib see vabadus, et ma ei pea näpuga järge ajama, mida süüa ja kui palju süüa. Väga meeldib kokata niimoodi ja uusi retsepte katsetada, et jah, mõnus on. Ja kuna ma söön nagu suht tervislikku toitu, siis ma tegelikult tunnen, et ka lihas on selline veidi suurem äkki. Et ma usun, et osakaalu on ka tulnud juurde lihasarvelt, sest dieediga ikkagi sa kaotad lihasmassi. Ma loodan, et ma olen selle nüüd tagasi saanud, mis ma olen kaotanud. Võib-olla isegi näks juurde tulnud. Näks, seda näha ei ole, aga ma loodan vähemalt nagu jah, pehme olen, aga mitte midagi väga hullu. Ehk siis dieedist välja tulek on seekord olnud palju lihtsam. Ja võib-olla ma olen suht kindel, et see on ka tänu sellele, et ma tulin siia Austraaliasse ja siin on nii hea mõnus olla aktiivne, et nüüd, kui ma Eestis olen, ma püüan oma aktiivsust säilitada, püüan rutiinis jääda, et iga päev vähemalt 5 kilomeetrit ikkagi kõndida, pluss siis jõusaal 4 korda nädalas ja tahan uuesti ka padalisse minna. Et siin ma olen 5 korda nädalas trenni teinud, aga Eestis ma mõtlesin 4 peale minna ja muud aktiivsust juurde lisada. Yeah, good. I'll have to take one omelette. Oh, bye. Tere hommikust! Täna on siis laupäev ja ma tulin oma hommikusele jalutuskäigule. Haarasin tee pealt ka kohvi kaasa, et siin parklas oli üks kohveträkk buss. Igal juhul, kus saab siis
endale kohvi on päris hea, nagu ikka siin Austraalias. Enamus kohtades on hea maitsev kohvi. Ja naudin siis seda ilusat ümbrust veel ja seda sooja päikest veel viimane päev. Ja õhtul ilmselt teeme pikniku, aga ma pean hakkama ka asju pakkima. Et homme siis hakkab minu tagasitee koju. Kusjuures eile oli mul üsna kehva olla, et magasin ka siin lõuna ajal mingi paar tundi ja mõtlesin, et okei, et nüüd hakkan haigeks jääma või sest kämm on ka natukene siuke tõbine, et reisi ajaks nagu haigeks jääda. Siis ma võtsin õhtul sisse selle Goldraxi, mis mul kaasas oli, et see öine, mega hea uni tuli. Magasin suht okeilt, kuigi veidi häiritult. Kell ka näitas, et oli mitmeid kordi ärkvel, et une kvaliteet ei olnud hea, aga ma täna tunnen ikkagi ennast palju-palju paremini. Et ilmselt gymmi täna ei lähe. Hakkasin keha kurnama, naudin veel rahulikku kulgemist siin. Natuke põen, et kui palju mul kohvris üle kilosid tuleb, aga no mis seal ikka, 32 kilo maksimummetast, üle selle ei lähe. Jõudsin siis lennujaama ja nüüd on mul natukene aega, et siin niisama ringi käia. Et jah, ma alguses mingi mega põdesin, et kuidas nende rongide ja bussidega hakkama saan, aga kõik kulges hästi kenasti ja olengi nüüd lennujaamas ja ootan oma esimest lendu Singapuri. 4:10 siis läheb lend. Kõndisin natukene lennujaamas ringi ja nüüd siis chillin siin, võtsin endale räpi, kohvi ja kuulan mingit podcasti või midagi ja siis seda aega veel on 4-ni. Väsimus on peal juba, suht palav on, sulan siin, aga varsti on külm. Tuleb korralik trepimine. Siin vahepeal Singapuri lennujaama ja nüüd tuleb siis kõige pikem reis, mis on 13 tundi. Aga mõtlesin, et lähen käin vahepeal söömas kusagil, sest natukene oli aega ja kõht oli tühi. Aga siis mul tuli meelde, et siin on 7-Eleven ja ma sain sealt 11 euroga jumala palju head kraami. Et ostsin neid nigiirisid, ostsin kanafileed, mida sai Jaapanis ka päris palju söödud ja seal oli pakkumine, et kui sa ostad ühe, siis teise saad tasuta. Ja siis ma võtsin ühe Oreo maiustuse, siis võtsin ühe joogi ka, mille ma pidin ära jooma, sest siin pidi sellest turvakontrollist läbi tulema. Ootame rohkem vist midagi võtnudki. Jah, 2 erinevat nigiirit võtsin. Jaa, muidugi munavõiku. Ma loodan, et see on sama hea kui Jaapanis. Ma ei usu hästi, aga vaatame, maitsen ära. Ja 11 euro eest saab korralikult kõhu täis. Kõige pikim lend on tehtud. 13 tundi ja umbes pool tundi peale, nüüd natukene ootan.
9:20 vist läheb järgmine lend ja kell on 7:32, aga ma siis käisin vahepeal natukene korrastasin ennast, et pesin hambad ära ja siis võtsin ühest bakerist pretselsid ja ühe suure kohvi, et need nägid nii soeratavad välja, et ma siis täna veel luban ja soojad olid, et naudin nüüd neid natukene ja jah, et üks lend veel ja siis olengi juba Tallinnas ja siis võtan bussi ja bussiga Tartu veel. Et korralik mingi, ma lugesin kokku, et mingi kokku pea 40 tundi, nagu ma koju saan, kuigi mul ei ole veel Tartus piletit ostetud. Et ma vaatan, ma jõuan kohale ära, kuna pagasi kätte saab ja kas saab, loodame, et saab. Ja siis ma vaatan seda pileti asja. Et lennujaamades küllalt chillitud, et võin seal ka veel chillida, kui vaja on. Ja lõpuks, kui koju jõuan, siis ma olen arvatavasti nii väsinud, et siis ma sooviks kõigepealt lahti asjad pakkida rahulikult, käia toidupoes, osta endale mingit värsket kraami õhtuks süüa, sest kiisutab mingi värske, sest siit väga seda ei saa ja ma ei tea, kuidagi on isu olnud ka igast mingi saiakesi proovida siin ja aga juba ootan, et saaks normaalse rutiini ja normaalse toidu peale tagasi, et siis natukene ennast kergemini tunda ja mõnusamalt tunda. Siin suppi ja mul tuli nii supisu ja must leib. Bussini on veidi aega, mõtlesin, et teen ühe mõnusa heine.